Just sellise infoga ärkas täna hommikul Tallinn, kui kella 5:30 paiku Nõmme piirkonnas märkas politseipatrull karu. 2 tundi sellest hiljem otsingud lõpetati. Sinna reageeris 4 politseipatrulli, et tuvastada, kus looma täpne asukoht on. Samuti reageeris ka Päästeamet koos oma droonidega. Kas oht on nüüdseks möödas? Hetke seisuga, kuna teatud pole tulnud ja politseipatrullid samamoodi pole looma märganud, hetkel võin väita, et oht on möödas. Kas on siis uus reaalsus, et täna Tallinnas välja minnes tuleb arvestada, et võib-olla kohtud kiskjaga? No mitte ainult kiskjaga, sest et kuskil mai keskel on tavaliselt ka see aeg, kui samamoodi põdramullikad ilmuvad linna ja isegi Toompeale on põder jõudnud, nii et pole üldse imestada, kui sinna ka karu jõuab. Täna hommikul nähti siin samas metsas Eesti suurimat kiskjat karu. Ei, mina ei tea. Mina elan hoopis mäe all, minu juurde ta ei tule. Aga ta võib ju sinna tulla? No kui tuleb, las tuleb, mul on aed ees. Me oleme sellest kuulnud jah, aga täpsemalt ei tea kahjuks midagi, kuna meid ennist siin ei viibinud. Aga ei ole praegu hirmu nahas, et võib siin samas kuskil olla? Aga ta ei tule niisugusel kellaajal, kell on alles päevane 3 läbi. Tõenäoliselt mõtleb iga inimene, et temaga seda ei juhtu, tema ei kohtu karuga, aga mida teha siis, kui see juhtub? No esimene samm on, et võtta nutitelefon välja ja katsuda pilti teha. Aga tähtis on muidugi see, et ei trügi liiga lähedale ja et ka jooksu ei pane, sest et karu puhul on see asi nagu kõigil kiskjatel, et neil on refleks järgneda kiiresti eemalduvale asjale, panna käpp peale ja siis vaadata, mis see oli. Nii et... Kindlasti peab hoidma selle distantsi, nagu ma ütlesin, ka helistada häirekeskusele ja üritada taganeda, kuid sellisel viisil, et inimese jaoks oleks turvaline. Ehk siis mitte seljaga, vaid teistmoodi, et vaadates seda looma. Ja siis kindlasti mitte luua loomaga silmakontakti. Ühesõnaga Tallinnas liikudes tuleb hoida silmad lahti, aga kui näed kiskjat, siis tuleb silmad kinni panna. Ei, mitte kinni panna, vaid ei tohi põrnitsema hakata temale silma. Lihtsalt niisuguse laiali pilguga teda vaadata ja minu poolest ka telefoniga pildistada ei tee liiga, aga lähemale minna ei soovita. Karu ei olnud täna ainus külaline pealinnas. Kesklinnas seikles ka üks eksinud hirv. Kas kiskjad ja muud loomad on nüüd uus normaalne nähtus linnapildis ja peame sellega harjuma või oleme ikkagi meie need tegelased, kes on nende koju tulnud? No tegelikult on küsimus teistpidi, et inimene on oma eluasemed ja tegemised nii viinud just loomade elupaika, et nendel järjest jääb vähemaks seda võimalust oma käe peal tegutseda.